Nüüd on Aserbaidžaan just keelanud 2 Iraani meediakanalit, Sahar TV ja uudisteagentuur Mehr, süüdistades neid riigi suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastases propagandas. Ja mis kõige tähtsam, võib-olla ka riigi julgeoleku vastu. Aserbaidžaani ajakirjanikele on nüüd öeldud, et nad lõpetaksid viivitamatult koostöö mõlema organisatsiooniga. Ja see samm on otsene vastus Iraani luureministeeriumi otsusele nimetada Aserbaidžaani riiklik ringhääling AZTV vaenulikuks meediaks. Nüüd liitub meiega Zaki Dov. Ta on juhtiv nõunik Baku rahvusvaheliste suhete analüüsikeskuses. Aitäh, et meiega liitusite. Kui halb see siis ikkagi on, kui te ütlete? Kui halvaks te ütleksite, et olukord nende 2 riigi vahel on läinud? No, üldiselt kui vaadata Aserbaidžaani ja Iraani suhete ajalugu, eriti pärast teist Karabahhi sõda viimase 5-6 aasta jooksul, see ajalugu on olnud üsna, ütleme nii, et konarlik tõusude ja mõõnadega. Eriti nägime seda, et Iraanis on teatud Aserbaidžaani vastased rühmad, eriti need, kes on seotud Sepahi juhitud julgeolekuasutustega, kes aktiivselt levitasid Aserbaidžaani vastast retoorikat ja sekkusid Aserbaidžaani siseasjadesse. Ja kõigepealt peame mainima mitmeid Iraaniga seotud meediakanaleid, uudisteagentuure nagu Tasnim, Meri Agentuur, Sahar TV. Nad on väsimatult ja lakkamatult levitanud Aserbaidžaani vastast retoorikat. Ja samal ajal, mida me nägime, oli see, et need rühmad Iraanis, mõned neist, eriti need, kes on seotud julgeolekusüsteemiga, Sepahka, on olnud omamoodi, nad ei ole suutnud seedida neid geopoliitilisi reaalsusi, mille Aserbaidžaan lõi pärast teist Karabahhi sõda. Ja suhted pingestusid veelgi pärast terroriakti, mis pandi toime 2023. aasta jaanuaris Aserbaidžaani saatkonna vastu Teheranis. Aga siis, kui Massoud Pezeshkian tuli võimule, ta külastas 2 korral Aserbaidžaani ja pärast seda nägime teatud normaliseerumise märke. Kuid jällegi, see on kummaline 2026. aasta märtsis, kui Iraani droon tabas Nakhitševani lennujaama. Aga siiski, isegi sel ajal Aserbaidžaan püüdis suhteid parandada, toimusid vestlused presidentide ja välisministrite tasandil, kuid siiski me ei saa rääkida täielikust normaliseerumisest, sest isegi täna levitavad teatud Iraani tegelased aktiivselt Aserbaidžaani vastast retoorikat. Ja lõpuks, mida me nägime, juhtus paar päeva tagasi, kui Iraani luureminister otsustas lisada Aserbaidžaani riigitelevisiooni niinimetatud vaenulike meediakanalite nimekirja. Aga tegelikkuses pole Aserbaidžaani riigitelevisioon kunagi aktiivselt osavenud. Ütleme, Iraani vastases propagandas, selle telekanali eetris, on mitmeid saateid, kus erineva taustaga eksperdid kogunevad ja avaldavad oma arvamust, aga see ei puuduta midagi. Teiste riikide siseasjadesse tahtliku sekkumise kohta. Nüüd on Aserbaidžaan, nagu teate, positsioneerinud end läänega joondunud riigina, säilitades samal ajal keerulised suhted nii Venemaa kui ka Iraaniga. Kas Iraani meedia keelustamine tähendab lõplikku poole valimist? Ja millised on riskid Baku jaoks, kui Teheran otsustab reageerida rohkem kui ainult nende meediamääratluste ja selle ühe rünnaku kaudu, mida me nägime? Ma ütleksin, et kui me tahame olla täiesti täpsed, siis ei saa Aserbaidžaani nimetada täielikult läänele orienteerituks. Sest Aserbaidžaan on püüdnud ajada mitmesuunalist poliitikat, mis on suunatud heade suhete hoidmisele kõigi riikidega, kõigi poolustega ilma, ütleme, et oleks ühe pooluse poole. Ja Aserbaidžaan asub üsna keerulises geopoliitilises piirkonnas, kus ühel pool on Venemaa, Iraan ja siis on veel mõned teised konkureerivad riigid. Seetõttu tasakaalustatud mitmesuunaline poliitika oleks kõige pragmaatilisem. Iraani suhtes pean veel kord ütlema, et Iraanis me näeme, et seal on teatud killustatus võimustruktuuris ja riigi välis- ja julgeolekupoliitika osas puudub ühine arvamus ja lähenemine.
Ühelt poolt näeme mõningaid positiivseid märke sellistelt isikutelt nagu Massoud Pezeshkian, Abbas Araghchi ja teised, aga teiselt poolt näeme, et julgeolekuga seotud institutsioonid, mida juhivad Sepah, luureminister ja teised, jätkavad Aserbaidžaani vastast retoorikat. Nii et me näeme seda selget lõhet Iraani võimustruktuuris ja seetõttu mis hiljuti juhtus Aserbaidžaani riigitelevisiooni lisamine sellesse nimekirja. See ei tähenda, et suhted oleksid väga halvad, aga see ei tähenda ka, et kõik oleks korras ja täielik normaliseerumine oleks toimunud. Me loodame, et need takistused ületatakse ja suhted normaliseeritakse nii kiiresti kui võimalik. Hästi, tänan teid väga, et meiega liitusite, Sultan. See oli mulle rõõm, aitäh, et mind kutsusite.